No nii, oleme tulnud siia Kakerdaja rabasse täna, et rääkida täpsemalt GoPro Hero 5-st, mis on jah, tõesti selle sama puurroika otsas. Kuna mul selfie stick'i ei ole, siis tuleb olla loo. Katsun siis selle väikse video jooksul anda täpsemalt teada, mis on plussid, mis on miinused. High five! Oh yeah! No nii, uus Hero 5 on meil siin kohale jõudnud. Tulime täna siia rappa seda nii-öelda natuke testima. Aga mis siin ikka pikalt joriseda. Teeme lahti. Vaatame, mis siin sees pakutakse. Nagu ikka Hero üldse GoPro kaameratel on mega suured karbid alati. Näevad head välja. No nii, esmamulje. Ütleme nii, et disainile on kõvasti rõhku pandud ja tundub väga äge. Hero 5 on meil siin nüüd lahti, vaatame, mis väikseid gadgeteid ja asju meil GoPro siia karpi siis kaasa paneb. Juhe, M3 teibid, nagu ikka. Muidugi alati lugemist. Ühesõnaga, jah, kui skeletoni saab ära küljest võtta, siis põhimõtteliselt selle karbiga pole midagi teha. No nii, kumm, professionaalsus, ägedad kaadrid, slomo. Siin ta meil on, põmm, Hero 5. Väga palju on disainile rõhku pandud. Hero 5 kest ise on väga mõnusa kummiga ümbritsetud. Teen väikse võrdlusmomendi eelmise GoPro'ga. Hero Black on meil siin. Suurused on põhimõtteliselt üks ühele. On siit pisut suurem ilmselt selle veekindla korpuse pärast. Mis on Hero 5-l nüüd muidugi väga vinge on see, et ta on kohe veekindel ja tal on kohe kaasas display. Mida ma olen palju fotograafidelt ja teistelt videoinimestelt kuulnud on see, et ta teeb RAW fotosid, ehk siis RAW faile. Seda tahaks ka kindlasti ära proovida, et kui palju ta siis annab pärast nii-öelda seda pilti töödelda. Selle asja proovime kindlasti ära. Okei. Filmib juba. Nad on lisanud siia tegelikult simple buttoni, mis tegelikult on see, et mida ma enne just proovisin. Kui ma otsisin, et kus see Hero 5 käima läheb, siis tegelikult see pealmine nupp paneb kaamera kohe automaatselt tööle ja filmima. Ehk siis ilmselt selle programmiga, mis ta enne sul on salvestatud, mis on muidugi väga mugav. Moodi nuppu all hoides läheb GoPro tööle ja wow. Hääl käsklustest on ainult start-stop või? Start, GoPro start, GoPro stop, GoPro start, recording. Ilmselt on see välja lülitatud. Sain häälkäskuse ka tööle. Teen seda otse tuulde. GoPro stop recording. GoPro on ikkagi mõeldud ekstreemseteks tingimusteks ja üldjuhul on ta alati sellises kohas, kus on kõvasti tuult ja müra, siis ma ei kujuta ette, kui see oleks mul kuskil lumelaua küljes ja ma sõidan mäest alla hooga ja tuul vuhiseb kõrval, et ta siis minu häälega käskuse peale tööle hakkaks. Aga no, mine sa tea, saame seda ka kohe proovida. GoPro stop recording. Ütleme nii, et iga kord see häälkäsklus ei tööta. No nii, proovime nüüd seda, kui GoPro on natukene eemal minust ja kõva tuul on tegelikult. GoPro stop recording. GoPro stop recording. Mida nad siin veel nii-öelda parandanud on, rääkisid, et mikrofon peaks olema parem kui nüüd 4-l. Aga seda saame hiljem kohe proovida. Nad on ära kaotanud ühe nupu, mis nüüd on kohe jälle topsist Hero 4 välja. Moodi nupp, mis oli Hero 4-l siin ees, on pandud
viiele nüüd siia külje peale ja ongi tegelikult ainult 2 nuppu. Et kui me mäletame, siis Hero 4-l oli siin moodi nupp ees ja siit oli veel settingu nupp ja siis oli veel 3 nuppu kasutaja jaoks ilmselgelt võib-olla liiga palju. Aga rääkides nüüd displayst, siis väga lihtne kasutamine. Näitab ära aku protsendid, aega palju on võimalik veel kaardile filmida. Põhimõtteliselt kõik asjad on ilusti displeil näha ja need on väga lihtsasti muudetavad. Kellel juba GoPro on olnud, siis teab, kuidas aku välja ja sisse käib. See asi on tehtud muidugi päris ütleme, konkreetseks, et käib klõpsuga kinni ja klõpsuga lahti, et sa saad aru ka, millal nagu aku õigesti sees on. Muidugi, mis nad on pannud, eks ju, ilmselt selle veekorpuse pärast on nad pannud mälukaardi augu täpselt samasse kohta, kus on akuauk. Et siia kõrvale läheb mälukaart, sisse ehitatud stabilisaator, mis oli 4 puhul ikkagi jube, kui sa pidid käest filmima, siis see pilt oli väga shaky pärast ja seda põhimõtteliselt kasutada ei saanud. Mina ei kasutanud, sest ta oli kole. 4K juures ta ei võimalda seda ja ta ei võimalda seda kõrgema frame rate'iga kui 60. Okei, proovime siis. Mõlemad filmid täpselt samades andmetes. Shake'in natukene või tegelikult kaamera mõttes ma shake'in päris palju. Et reaalselt tegelikult pilt päris kõvasti kõigub. Ja ma võimendan seda üle ka. Aga nüüd näete põhimõtteliselt mõlemad kaamerad otse. Eks ma pärast vaatame, mis vähe nüüd nendel helidel on. Räägin otse tuule poole ja nüüd kasutame heli. Ütled sina mikrit. nii, water test. Kaamera hetkel veel töötab. GoPro, stop recording.